Tervitan kõiki elupuuomanikke ja hoiatan teid talvekahjude eest. Siin kaadris on mul ilusad elupuud. Nendel elupuudel on mitu konkureerivat latva ja näiteks hea näide on siis see esimene. Tänu sellele, et lumi saab sinna külge paakuda, sadada, siis lumi koolutab ta siis nii-öelda sellest ilusast rindest välja. Ja kui nüüd peaks tekkima sadama sinna kaardus olevale harule siis rohkem lund peale, siis see oks lume raskuse all võib murduda. Miks meie soovitame vormida hekke siis vastu talve ehk siis sügisel, sellepärast et siis saab sellele hekile sellise ühtlase välispiiri, et see hekk näeks välja nagu müür, kuhu on siis lumel ka keeruline koguneda. Müür on tugevam. Mis siin siis lumi teeb? Murrab tipud alla. See tagab sellise hea koha, kuhu saab juurde sadada lund ja lõpuks see murdub ära, kui siin midagi ette ei võta. Ma toonitan veel, et kui väljas on külmakraadid suured, siis seda tööd teha ei tohiks. Ehk siis, ja nüüd, mis me siis teeme? Seome siis need harud ka nii-öelda kokku. Ja kunagi hiljem siis ka vähendame nendel tippudelt massi. Ehk siis nad hoiaksid nii-öelda ühtses reas. Nüüd on lumi eemaldatud tippudelt. Mõned eemale vajunud harud on ka kokku seotud. Nüüd võib see hekk minna siis rõõmsalt sulale vastu. Midagi kahjustada saada ei tohiks rohkem. Ja kui teil on sama mure või teate, kellele võiks olla meie abi vaja, siis julgelt lisage selle inimese nimi kommentaaridesse ja me aitame hädast välja. Aga aitäh teile ja jäime jälle järgmise videoni. Tšau!